Aga seda ma peangi silmas öeldes, et me elame teatud metafüüsiliste uskumustega. Me elame metafüüsiliste uskumustega, et maailm on pigem paljune kui üks. Et meie ümber on palju erinevaid objekte. Et lisaks minule on veel teised inimolendid maa peal. Et asjad ei aihtu ilma põhjuseta õhku. Ja üks metafüüsiline uskumus, mida meie ühiskonna inimesed üldiselt jagavad, on see, et inimestel on olemas ka vaba tahe. Ja et neil on olemas vaba tahe, on põhjus, miks me langetame moraalseid otsuseid. Aga kui ma olen afektiseisundis, siis afektiseisund ei ole see, mida ma vabalt valiks. Tõepoolest, kuidas oleks öelda, ma olen vabalt valinud olla afektiseisundis. Küll aga võiks ma tagantjärele öelda, ma valisin vabalt joobeseisundi. Järelikult me märkame siin erinevusi, kuidas me räägime ja mõtleme, kuidas me langetame eetilisi otsustusi ja juriidilisi otsustusi. Ja see viis, kuidas me maailmast mõtleme või räägime, on seotud meie metafüüsiliste uskumustega, mille üheks huvitavaks, aga väga raskesti analüüsitavaks erivormiks on see, et ma mõtlen inimesest kui vaba tahtega olendist. Kui te lubate, siis ma räägiks lõpetuseks ühest visioonist, mis mul vaba tahtega on ja see puudutab vabat tahet eetikas. Ma ütlesin ennem, et üks osa tegudest, mida ma vaba tahte alusel teen, on eetiliselt pingestatud ja ma nimetan neid tegusid heaks või halvaks, oluliseks või mitteoluliseks. Kui nüüd meil õnnestuks kokku koguda kõik need teod, mida ma olen teinud vaba tahte alusel ja teinud neid kas hästi või halvasti, siis võiks öelda, et minu hing on just nagu koondsumma kõikidest eetiliselt relevantsetest tegudest, mida ma vaba tahte alusel teen. Ja kui ma oleksin olend, kes suudaks seda hinge vaadata kõike haaravalt ja selge pilguga, siis ma näeks seda hinge just nagu lõputut klaviatuuri, mille iga klahv on alla vajutatud kas hästi või halvasti, ja et sellel hingel oleks just nagu oma harmoonia.